Nii et palun lavale Leho Tedersoo, kes on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi mükorrhiza uuringute professor. Palun! Nii, tervist, daamid ja härrad, kallid kolleegid. Suur tänu ka heale kolleegile Alarile, kes andis väga hea ülevaate mullateadusest laiemalt. Ma ise räägin siis põhiliselt omaenda uuringutest, mis rohkem puudutavad mullaorganismide bioloogiat. Niisiis, ma olen kogu oma teadliku teadlaskarjääri jooksul siis tegelenud mullas elavate organismidega ja alustasin siis põhiliselt seentest, kus ma nii oma bakalaureuse kui ka magistritöö tegin ektomykorrhiza seente peale, kes siis elavad põhiliselt meie metsade mullas ja vastutavad puude mineraaltoitumise eest. Kõige varasem minu töö ilmus 2003. aastal ja seal võtsime uudse meetodina käsitlusel ka DNA otsese sekveneerimise siis taimejuurtelt, mida varasemalt niimoodi ei ole tehtud. Üks, bioloogiliselt huvitavamaid leide tuli siis doktoritöö kaitsmisel aastal 2007, kus me avastasime, et uibulehelised taimed meie metsade aluspinnal on siis sellised, mis saavad poole oma süsinikust ja suure osa oma teistest vajalikest ainetest siis mükorrhiza seente kaudu metsapuudelt. Hiljem tegelesin evolutsiooniliste küsimustega, mis puudutavad mükorrhiza seeni. Näiteks leidsime, et ektomykorrhiza seened on siis konvergentselt tekkinud või omastanud selle mükorrhiza moodustamise võime vähemalt 60 korral iseseisvalt. Minu teadlaskarjääri üks olulisim töö ilmus 2014. aastal ajakirjas Science, kus vaatlesime globaalset mullaseente biogeograafiat. Hiljem pöörasin oma pilgu rohkem seente taksonoomia poole, mille kallal nokitsen ka praegu, ja mind huvitavad just siis sellised kõrgemal tasemel rühmad, eriti siis sellised seenerühmad, millest muul teadlaskonnal ja ega tavainimestel ei ole tihti õrna aimugi. Nüüd märksa sügavamalt kitsamas mõttes mullateadusesse sukeldusin 2020. aastate algul, kui me võitsime Eurostat projekti Lukas analüüsi tegemise siis mullaorganismidele. See tähendas siis tuhandetest proovidest üle Euroopa mullaanalüüse ja ka siis vastavate andmete avaldamist koostöös. Viimastel aastatel olen põhiliselt tegelenud mullaorganismide andmebaaside loomise ja majandamisega ja siis nagu mainitud, olen töötanud välja uued innovaatilised meetodid, et paremini kirjeldada siis seni tundmatuid seentaksoneid ja ka muude organismide taksoneid. Nagu öeldud, siis põhiliselt oma doktoritöö ja varasema järeldoktorantuuri jooksul tegelesin mükorrhiza seente määramise ja leviku kaardistamisega Eestis, hiljem siis kogu maailmas. Eriline fookus oli Aafrikal, mis on siis siiamaani minu lemmikmanner ja lemmikreisisihtkoht. Nende aastate jooksul sai korjatud väga palju materjale, sisuliselt 10 000 mullaproove, mida siis kasutasime mullaseente biogeograafia uuringutes, samuti siis nii Eesti-siseselt, Euroopas kui ka globaalselt. Ja osaliselt selle põhjal
aga ka kirjanduse põhjal, siis minu töörühm on koostanud mitmed mulla mikroobide tunnuste ja elurikkuse andmebaasid. Aktiivsetest uurimissuundadest praegu on käsil väga pikalt juba DNA-põhiste määramismeetodite täiustamine, kõigi erinevate mulla- ja veemikroobide biogeograafia uurimine, mulla tervise edendamine ja siis nende nähtamatute mullaorganismide taksonoomia, mille peale siis jaanuarist algab mul ERC grant. Üks näide siis sellest grandi jaoks tehtavast tööst. Siin sellel fülogeneesi puhul on siis punasega näidatud sellised seente evolutsiooniarud klassi tasemel või hõimkonna tasemel, mida keegi ei ole varem kirjeldanud ja keegi ei ole varem ka kuskil ilmselt mikroskoobi all vaadelnud. Ehk siis puutub igasugune morfoloogiline info nende kohta. Ja põhiliselt need siis tulid välja meie kogutud mullaproovidest üle kogu maailma, huvitaval kombel eelkõige Kariibi mere saartelt. Ja kõrval oleval slaidil on siis näha, milline võiks olla oletuslikult enamik selliseid seeni, tõenäoliselt on nad siis üherakulised parasiidid, kas siis vetikate või protistide rakkudes sees. Ilmselt obligaatsed, mis on siis välistanud nende kultuuri viimise siiani. Nüüd nädal aega tagasi sellesama pilootuuringu põhjal ilmus ka üks, ma arvan, väga oluline teadustöö taksonoomias üleüldse. Seal siis kasutasimegi neid innovaatilisi meetodeid, et kirjeldada, nii-öelda nähtamatuid seeni ja kasutasime ka võimalust, et samas Eestist korjatud materjali põhjal kirjutasime perekonnad ja ka hõimkonnad, näiteks Tartu Mycota ja Viljandjo Mycota, mis siis vastavad nende seente tüüpleiukohtadele. Nii, tänane teema on osaliselt seotud ka siis kandideerimisega akadeemiku kohale ja siin on siis asjakohane tuua välja ka oma plussid, missioon ja siis sobivus sellele kohale. Ma olen kogu aeg oma teadlaskarjääri jooksul pooldanud teaduslike andmete võimalikult varajast avalikustamist, et teadus saaks liikuda siis oma voolu. Olen laialt populariseerinud ka oma teadusvaldkonda, seda nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Paar aastat tagasi lõime mükoloogia ja mikrobioloogia keskuse, mille kaudu põhiliselt nõustame tudengeid ja ka teisi Eesti ja välismaa teadlaseid, kes siis töötavad sarnases valdkonnas. Üks eesmärk on kindlasti hoida ka Eesti teadust maailma tipus. Siiani on see hästi õnnestunud läbi mitmete Science ja Nature artiklite. Oluliseks pean ka uute teadlaste järelkasvu, eriti siis doktorantuuri skaalas. Ja laiemalt pean ka oluliseks siis teaduspõhise lähenemise juurutamist ühiskonnas laiemalt. Minu spetsiifilised oskused, mis võib kasuks tulla, on rahvusvaheliste teaduslike küllalt suurte projektide juhtimine ja teaduskoostöö arendamine, üsna hea argumenteerimis- ja veenmisoskus teaduslikus diskussioonis, kogemused ka nõuandjana teaduspoliitika kujundamisel, see siis pärineb põhiliselt Eesti Noorte Teaduste Akadeemia aegadest, ning ka teadus- ja arendusprojektide ja innovaatiliste ettevõtete teadusnõustamine. Ma arvan, et sobin akadeemikuks
hästi, sest olen tippteadlane mitmes teadusvaldkonnas. Minu uurimusvaldkond on üsna interdistsiplinaarne, mis ulatub mullateadusest palju kaugemale. Mul on ühiskondlikult aktiivse töö kogemus Eesti Noorte Teaduste Akadeemiast ja ma olen pigem noor, sportlik ja aktiivne ning mul on võimalused panustada ühiskonda mind huvitavatel teemadel, milleks on siis mulla tervis, kliimapoliitika, tasakaalu leidmine metsanduses ja ka teaduse rahastamine. Nii, tänan tähelepanu eest. Suur tänu! Nii, ja palun küsimusi. Jaak Elo. Ma võiksin küsida, et see töö ei ole ju väikeses skaalas väga lihtne käsitöö tõenäoliselt, või ühesõnaga mu küsimus on see, kui suur on automatiseerituse aste, et sellisel skaalal analüüsida muldasid ja nii edasi, töötada proove, sekveneerida, analüüsida? No see automatiseerituse aste on nüüd viimastel aastatel kõvasti paranenud, aga siin 10-15 aastat tagasi kõik oli põhiliselt käsitöö, mullaproove sai eraldatud 10 kaupa ja selleks olid paljud toredad päkapikud meil laboris, ehk siis magistrandid ja doktorandid, kes seda tööd tegid. Ilma vaimse pingutuseta või? Kindlasti jah, vaimne pingutus oli siin tohutu, sest minu kui algselt seeneteadlase jaoks kogu see modelleerimine, kaardistamine, bioinformaatika, see oli kõik selline väga suur väljakutse ja ka terve minu töörühma jaoks. Nii, palun, Pärt Petlekson, otsime jälle kuskilt meie mikrofoni üles. Jaa, mul on selline ka diletandi küsimus, aga tuleneb sellest eelmisest paneelist, kus rääkisime GLP-1 agonistidest ja nende agonistide uuringud on toonud esile selle, et peptiidsed valgud on hästi olulised ravimitööstuses ja see kaudu on tekkinud ka huvi taas jälle mõningate selliste looduslike allikate nagu ka maomürk ja erinevad muud sellised mürgid, et seentel on palju erinevaid mürke ja paljudki neist on minu teada peptiidsed. Kas sa näed, et seal oleks mingit ressurssi mingite uute ravimite tekitamiseks või see kõik on läbi uuritud? On selline sisulisem küsimus ja selline rohkem evolutsioonilisem küsimus on see, et milleks üldse seened on mürgised? No põhimõtteliselt, tulles nüüd esimese küsimuse juurde, siis teatavasti seened eritavad väga palju antibiootikume, eriti et võidelda konkureerivate mikroobide vastu, kelleks on siis põhiliselt bakterid. Ja kuna väga väike osa seentest on tegelikult kultiveeritud, peamiselt siis kiirrekasulised, mida kutsutakse hallitusseenteks, siis nendest ongi peamised kasutatud antibiootikumid isoleeritud. Aga metagenoomi ja kultiveerimata seente genoomi andmed näitavad, et tegelikult neid antibiootikume võiks olla märksa rohkem. Loomulikult mingitest uutest suurtest antibiootikumi rühmadest me ei tea, sest me ei oska neid siiani modelleerida, aga me näeme, et struktuurilt mõnevõrra sarnaseid antibiootikume näiteks penitsilliinile ja teistele tavalistele on väga palju veel olemas ja avastamata. Teine küsimus, miks seened on mürgised? Osaliselt siis samuti seotud siis oma olelusvõitlusega, et nad peavad alla suruma teisi konkureerivaid organisme aga miks näiteks seened on mürgised inimesele või ka teistele loomadele, ma kardan, et see on siin pigem juhuslik, sest need metaboliidid, mürgid, mida siis seened eritavad, need on siis pigem sellised pooljuhuslikud metabolismi produktid, mille eesmärk otseselt ei ole kedagi,
makroorganisme mürgitada. Jah, suur tänu. Kas on veel küsimusi? Jah, Mart Saarmal, palun. Tänan huvitava ettekande eest. Teie teaduslik töö on olnud erakordselt edukas ja nüüd on šanss, et te saate oma nime mõne seene uue liigi külge. Nii et jätate ennast ajalukku. Nüüd mu küsimus on see, et mükoriisal on tegelikult väga palju rakendusi. Kui palju te olete oma tulemusi rakendanud või plaanite rakendada? Sest nendel on väga suur impact nii mullale, taime kasvule, taime heaolule ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Selleks on meil üsna mitmed käimasolevad projektid. Näiteks põllumajandusega seotud projektidest on sellised, kus me teeme bioväetisi, millest oluline osa on ka arbuskulaarmykoriitsetel seentel, lisaks ka teistel, bioantagonistidel. Teine rühm seeni, mis leiavad rakendust, on ektomykoriisaseened. Selleks on meil taanlaste ja hollandlastega ühisprojekt, kus me vaatame, kuidas on kõige paremini taasmetsastada vanu sööti jäänud põllumaid, siis eelkõige Taani ja Hollandi kontekstis. Ja seal me siis samuti üritame leida seda võimalikult sobivat bioloogilist inokulumi, kas siis noortest, keskealistest või vanematest metsadest, et need noored puud hakkaksid võimalikult hästi kasvama, et nende ellujäämus oleks kõrge ja et need noored metsad saaksid võimalikult kiiresti ka sellise kõrge elurikkuse staatuse. Nii, suur tänu. Kas meil veebist on küsimusi? Kui ei ole, siis tegelikult liigume edasi. Täname veel kord ja Suur tänu!